Tere, kaunis kuulaja! Sa kuulad Chanda kanaldust. Rõõgatus üksinduse ees. Olin ma pannud ennast ootele. Arvestanud end maha õnnestujate nimekirjast. See ühiskond, kuhu ma olin kehastunud, töötas universumile vastupidiselt. Saabumisel tajusin ma ääretut ebamugavust. Ent ajaga surusin ennast kohanduma ja mõned tavad võtsin endale alateadlikult omaks. Hiljem olin isegi üllatunud, kui vaatasin tagasi ja märkasin, mida olin endale taskutesse toppinud. Üksilduse õudus kuklasse hingamas. Olin ma valinud mitmete teiste elumängu osalistega naituda vihkamisega. Täna, kui ma vaatan vihkamist, siis näen tema ülbet uhkust. Jah, manipuleeriv ja endaga kaasa meelitav. Siis jõuga enda külge suruv, käskiv, vägivallatsev. On see vihkamine libedalt uhke. Ta on uhke selle üle, et nii suur rahvamass teda armastab. Ma ei tea, kas ma saan seda armastuseks kutsuda, aga vähemalt niimoodi ütles tema enda suunale saadetud emotsiooni kohta. Miks muidu nii suur rahvakogus tema külge klammerdus? Teda endale tahtis ja teda lahkelt tuppa kutsus. Omavahel võisteldi ja kakeldi, kes saab vihkamisest suurema tüki. Jah, peaksin ma ütlema, et armastus tema kannul oma teed kulgev. Ei huvitunud rahvamass üldsegi mitte armastusest, seesugusel hulgal nagu vihkamisest.
Tema jälgijaskond, armastuse jälgijaskond oli naeruväärselt väike. Täiesti olematu nagu Kristus oma 12 jüngriga. Külarahvale pinnuks silmas ja naeru aluseks. Vihkamine ülbitses uhkelt, sest teda kummardav rahva hulk laius kui ookeanid mandrite vahel. Ma polnud tähele pannud teda vaatenurka, kuidas üksildus janus inimesed, kaasa arvatud mina, me end lojaalselt vihkamise külge klammerdasime. Mida me siis lõpuks kartsime, et armastusest ära ütlesime ja vihkajateks kasvasime. See illusioon, mida me reaalsuse pähe ikka peamiselt iseendale maha müüsime, oli kole naljakas. Vähemalt nüüd tagantjärele vaadates. Ja tollel samal illusioonil olin ma lasknud ennast pidurdada. Ma olin nimetanud ta iseenda abikaasaks, kallimaks, armukeseks, sõbraks, töökaaslaseks, ülemuseks. No ma tarisin teda igale poole kaasa nagu ihupesu. Ja veensin ennast, et ilma temata ei saa. No ta tõudis tähelepanu nagu ta nõudis tähelepanu rohkem kui rinnalaps. Ärevatel öötundidel, külmas igis siplevana, töökohustuste nimekirja lugevana, kallimaga kakluses, lapsega sõgeluses, ülemust taga selga tõmmates, kogu tähelepanu läks ainuüksi vihkamisele just sellel samal põhjusele, et üksildusest lahti saada. No loomulikult ega seepärast me üksildusest lahti ei saanud, vaid mängisime pimedat, et me ei näe seda üksildust. Me tõstsime vihkamise üksilduse ette, et me teda ei näeks. Ja mäng läks täiesti naljakaks, sellepärast, et eesrinnas vihkamine, tema selja taga üksildus, kadus armastus nende kahe selja taha päris ära. Ja selles hulluses me veensime ennast, et me ei vääri armastust.
ei meie, ei teised, ei mina. Ma võin ju öelda, et see mäng paistis naljakas või tobe või aga elude pikkusi viljelesime me ühte ja sama lugu. Kinkides oma tähelepanu vihkamisele ja me olime selle üle nii uhked. Me olime selle üle uhked, et vihkamine meile enda põlvel koha pakkus. Me olime uhked selle üle, et me suutsime vihata. Me võistlesime omavahel sellega, kes rohkem vihkab. Kes rohkem kannatab. Kes rohkem kannatust maailma loobib. Sa võid mulle öelda, et see mäng on sõge, aga see nali kestab edasi. Too vihkamine istus müürina nagu vana ja koletu Maara ise. Illusioon. Illusoorses pettumuses olin ma endale keelanud õnnestumise. Illusoorses pettumises olin ma keelanud endale armastuse. Illusoorses pettumises olin ma keelanud endale edukuse. Illusoorses pettumises olin ma ennast arvestanud välja meelepärasest. Ma olin kartnud võtta riske, ma olin kartnud pimedat nurgatagust, ma olin kartnud iseennast. Miks? Sest ma arvasin või olin arvanud, et ma kuulun vihkamise külge. Aga kui ma käisin oma taskud vihkamisest punnil, siis iga risk, mida ma elus ette võtsin, iga uus tööprojekt, iga uus tutvusringkond, sõprus, ülemus, teel kohatud inimene, baarikompanjon. Olin ma ennast ju tagurpidise ristiga märgistanud ebaõnnestumisele, sest igat valikut maitsestas vihakibedus. Viha käsi puudutanud igat otsust. Olin ma muutunud suureks kartuseks ise. Muidugi mind kummitas õlul ärevuset. Ebaõnn nuusib nurgatagustes. Aga miks ma üldse olin arvanud, et ma peaksin olema üksildusega mestis? Miks ma arvasin, et ma vajan vihalt kaitset, et oma üksildusega toime tulla?
Aga las ma olen siis üksildane. Kui mul viha kuklesse hingab ja taskud sellest vihasest sapist üle punnitavad, ega siis ju üksildus kadunud ei ole. Vihkamine ise on üksildane ja kuulub üksildaste kilda. Ma olen õnnelik, et ma vihamängu läbi ammustasin. Ehk kulub selleks natukene aega, võib-olla läheb libedalt. Olen ma tänu julgusele vaadata Marale otsada, välja kutsuda, temaga silm silma vastu seista. En võtnud välja üksildaste killast. Ma olen õnnistanud ennast sellega elule. Ei, temaga koos ma rohkem ei astu sammu ka. Sest illusioon ei saa astuda sammu. Illusiooni sammumiseks peab keegi ta oma õlgadele tarima ja teda edasi vedama. Aga koorma eesli amet, selle olen ma maha pannud. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.